Sa vaata vaid, kui ilusad lehed juba väljas mustsõstardel on ja need mustsõstra lehekesed lausa kutsuvad mind soolakurki valmistama. Tavaliselt tehakse neid soolakurke kilekotis ehk siis kilekotikurgid, aga mul ei ole sobivat kilekotti ja ma teen sellises plastikkarbis soolakurke. Ja nüüd ma hakin siia sisse ka mõned küüslaugu küüned. Lisan siia mustsõstra lehtede hulka mõned, tõesti ainult mõned küüslaugu küüned. Kurke hoidsin veidi külmas vees nii tund aega, võib-olla natuke rohkem. Ja nüüd ma lõikan nendel kurkidel ära otsad. Keskelt pooleks. Ja vaatame lihtsalt palju siia mahub neid. Ja selles kannus on külm vesi. Ma lisan siia soola, et teha üks korralik soolvesi. Ma arvan, vähemalt ma arvan, et 2 rusikatäiest piisab sellest soolast. Ja kui ei piisa, siis saab alati juurde panna. Nii. Siin on mul natukene peterselli, see väike jagu saab kohe tühjaks. Siis võib siia veel panna värsket tilli, seda mul ei ole. Ma panen kuivatatud tilli, Santa Maria ruulib täiega. Siis ma panen siia musta pipart natukene. Panen veel mõned eravürtsi. Kellel on, see võib siia lisada ka köömneid, minul neid praegu ei ole kodus. Ja siis ma panen ülejäänud need mustsõstra lehed siia. Külm vesi peale. Segan selle soola siin segamini ja ma mõtlen, et ma tegelikult paneks ühe loorberilehe ka siia. Seda ei pea panema, aga kuna mul on, siis ma lihtsalt tahan panna. Loorberileht pole oluline, te ei pea seda panema, kui teil ei ole. Kaanekene peale. Natuke loksutame ja viin selle terveks ööks külmkappi. Hommikul maitseme. Kaunist hommikut, minu soolakurgid on külmkapis ilusti kenasti üle öö seisnud ja nüüd on neid aeg degusteerida. Lõhnab päris hästi. Suurepärane. Soola on ka täiesti parasjagu saanud. Ei ole liiga soolane ja ei ole ka mage. Väga hea on. Soovitan järele teha. Tšau!